huumab, huikab sees süda sügaval, huumab, tuikab, kui tuli tilgana, annab vaimu varjude vahel ka, meis on vaimu murduvas öös en leia taas. Murduvas öös en leia taas. Sinine kui taevas on Eesti lipu värv, sinine kui sinilill, meri, jõgi, järv. Sinimust ja valge on meie lipuke, seda peavad teadma suur ja väikene. Täna siin seistes tähistame meie Eesti lipupäeva. Kui keegi küsib minu käest, kas tänane päev on tähtis või mitte, julgen ma vastata, et tänane päev on meile kõigile sama oluline kui Eesti Vabariigi aastapäev või taasiseseisvumispäev. Põhjuseks on see, et Eesti lipu tõstmine annab meile kõigile tunne olla uhked oma kodumaa üle ning anda läbi selle Eestile au. Igor annetab sinimustvalge lipu Narva-Jõesuu linnavalitsusele. Lipp üle anda. Sattu tõused kuumalt rinnast luksuma, kui summi suudab Eesti saama. Elad olen näinud ja paha, mõnda jõudsin kaotma, mõnda elus jätkama. Sind ei võida unustada. Eesti mul ja Eesti süda, kes meid jõuaks lahutada. Oma hingi selle ainsa, mis mind ühendaks, sinimusta valge ainsa, rahva ühendaks.
järgem Eesti kojad kolme koduvärviga, mille alla Eesti poed ühiselt võiks koonduda. Ühine neil olgu püüe ühes venna armuga, kostkud võimsalt meie hüüe, Eesti, Eesti, elassa! Сегодня в Эстонии 4 июня отмечают День государственного флага. Официальной датой создания эстонского флага считается 4 июня 1884 года, когда синий-черно-белый флаг осветили в Отепе на церемонии эстонского студенческого общества. Эстонский государственный флаг состоит из 3 горизонтальных полос – синего, черного и белого цветов. Синий цвет символизирует небо. Черный цвет – это земля-кормилица, а белый – цвет чистоты и надежды. Такое сочетание цветов уникально. Оно не используется ни в одном другом национальном флаге. Прежде всего хочу всех поздравить с сегодняшним праздником, Днем эстонского флага. Мы отмечаем его по всей Эстонии, и в Силаме также прошло торжественное мероприятие по этому поводу. Сегодня в 7:45 до начала учебного дня перед эстонской основной школой собрались ученики школы, ученики также Вана-Лина школы и ученики детского сада Силаме, чтобы отметить это мероприятие. Выступил мэр города, открыл это мероприятие, и далее прозвучали стихотворения в исполнении учеников Силамейской основной школы, а также выступления коллектива с Центра культуры, хореографической студии «Этюд» и вокального ансамбля «Капель». Настроение было праздничное, погода хорошая, все ушли с хорошим настроением. И я думаю, пусть эта традиция останется у нас в городе, чтобы отмечать этот день именно так. С праздником всех вас. Поздравления для жителей города и пожелания. Сегодня Эстония празднует День флага. В этот прекрасный солнечный день я также присоединяюсь и хочу поздравить жителей города и жителей страны с Днем флага. В Силаме зарождаются новые традиции. Мы были на мероприятии, видим, что достаточно многолюдно. Люди радуются, людям весело. Я думаю, что жизнь восстанавливается, все хорошо.
Eesti lipu värv, sinine kui sinilill, meri, jõgi, järv. Sinimust ja valge on meie lipuke, seda peavad teadma suur ja väikene. Sinimust ja valge on meie lipuke, seda peavad teadma suur ja väikene. Musta mulla pinda, kui seeme külvata, rõõmul pole hinda, saab saaki küllaga. Sinimust ja valge on meie lipuke, seda peavad teadma suur ja väikene. Sinimust ja valge on meie lipuke, seda peavad teadma suur ja väikene. Talvel valgel lumi on valged suveööd, puhtad valged mõtted, rõõmvad tehtud tööst. Sinimust ja valge on meie lipuke, seda peavad teadma suur ja väikene. Sinimust ja valge on meie lipuke, seda peavad teadma suur ja väikene.
Tere, hea rahvas! Täna me tähistame Eesti Vabariigi lipu 137. aastapäeva. Eesti lipupäev on Eesti Vabariigi riiklik tähtpäev, 4. juuni. See päev märgib Eesti lipu emalipu õnnistamist Otepääl Eesti üliõpilasseltsi lipuna 23. mail 1884 ehk siis uue kalendri järgi 4. juuni. 4. juunil 1884. aastal õnnistas ja pühitses lipu Otepää kirikla saalis õpetaja Rudolf Kallas. Hendrik Rosenthal, kes oli Eesti rahvusliku liikumise tegelane, elukutselist arst, ütles tseremoonial: olgu Eestimaa täis kurateid, meie lippu nad ei võida. Eesti lipupäeva seadis Riigikogu sisse 14. aprillil 2004. aastal. Siis toimus ka juunikuus 4. juunil Otepääl suur üritus selle raames, millel au oli mul endal ka kohal olla. Eesti lipp on sinimustvalge ja seda kasutatakse rahvus- ja riigilipuna. Eesti lipu kasutamise õigus on igalühel. Sinimustvalge lipu all on toimunud eestlaste rahvuslik ärkamine ja kultuuriline kasvamine. Sinimustvalge on muutnud eestluse sümboliks, rahvuslipuks. Sinimustvalge lipu all on võidetud kätte riiklik iseseisvus. Eesti Vabariigi loomisel kinnitati sinimustvalge riivilipuks. Eesti lipp on Eesti riigilipp ja eestlaste rahvuslipp. Eesti lipu kohta kasutatakse sõna ka sinimustvalge. Maailma riikidest on vähem kui kümnendikul on lipp üle 100 aasta vana. Veel haruldasem on see, et esimene lipp on alles, aga meil see on. 29. septembril 1881 määrati üliõpilaskorruptsiooni iroonia asutamiskoosolekul Aleksander Mõttuse idee põhjal Tartus kindlaks korporatsiooni värvid. Sinine, Eestimaa taeva, järvede ja merede peegeldus, tõe ning rahvuslike aadete ustavuse sümbol. Must, kodumaa mulla ja rahvuskuue värv, valge, rahva, püüd õnne ja valguse poole. Ja lõpetuseks ma loeks ette Eesti lipulaulu algse versiooni esimese salmi. Ehitagem Eesti kojad 3 koduvärviga, võtku nendel Eesti pojad ennast ükskord ühenda, võtku kuldse armuköie, venna arm neil veerita, vastaku neil vägev hüüe, Eesti, Eesti, ela saa! Armas Eesti rahvas, õnne ja rõõmu kõigile meelde tuletamaks ja tähistamaks siis seda Eesti lipupäeva. Ja palju, kui räägime lipu ajaloost ja ka igasugustest statistilistest andmetest, siis võib-olla mõnevõrra mõtleme vähem sellele, mis on lipupühadus ja mis on pühadus üldse. Alustame kas või sellest, et see paik, kus me praegu seisame ja viibime siin, on ka püha. Püha mitmes mõttes. Ühes mõttes, et terve Eesti maa on ju pühitsetud Neitsi Maarjale paavst Innocentus III poolt aastal 1216 ehk siis 24 aastat enne seda, mida loetakse Lüganuse kiriku ehitamise aastaks. Päris lähestikku on need asjad. Ja kui me vaatame lipu peale ja vaatame nende värvide peale, siis me saame ka sealt välja lugeda, et see must, mis seal on, mida me kõik teame mullapinnana, on ju tegelikult meile, eestlastele ja kogu maailmale pühitsetud Maarja, Neitsi Maarja maa. Must ja sinine on ju ka Neitsi Maarja värv. Samuti ka taevas, kus ta on ja kuhu ka meie loodame kunagi pääseda. Valgega on ju samuti väga seotud nii lipp kui ka hümn, sest valge kohta öeldakse, kui me siit maailmast lahkume ja jõuame oma looja juurde, siis antakse meile valged riided selga. Valge on puhtuse ja süütuse värv. Jumala juures tähendab valge ka halastust ja Jumala armastust. Aga pühadustest rääkides veel kord,
on selge, et nii nagu see ausammaski siin taga on ju kõigest ausammas, aga mis selle ausamba sisu on? Sisu on ju vägagi verine, aga see veri, mis on valatud meie vabaduse eest, teebki pühaks selle mälestuse ja selle läbi ka selle ausamba. Inimese pühadusest rääkides, siis võidakse küll inimeste poolt ju pühitseda kedagi pühakuks või kellekski taoliseks, aga pühaduse annab inimesele ikka Jumal. Ja mida see peaks tähendama? Mitte seda, et meil on kuldne nimbus pea kohal, käime vaga näoga ringi, õnnistame kõiki, vaid selle taga on midagi muud. Selle taga on see, et Jumal pühitseb seda inimest, kes täidab tema käske. Ja mis on see käsk? Käsk on see, hoidkem üksteist, armastagem üksteist, ärge tehke kurja ja austagem taevaisa, selle maailma loojat ja ülimat autorit. Aga ma lõpetaksingi palvega, mis on sisse kirjutatud meie hümni. Su üle Jumal valvaku, mu armas Eestimaa. Ta olgu sinu kaitseja ja võtku rohkest õnnista, mis iial ette võtad sa, mu armas isamaa. Õnnistatud päeva kõigile. Tere varahommikut ja ilusat Eesti lipupäeva. 4. juuni 2021 Ida-Virumaa. Eesti lipupäeval kaunistame Eesti kojad 3 koduvärviga igas Ida-Virumaa paigas. Olgu see linn või küla, olgu see kodu või ettevõte. Täna heiskame pidulikult riigilipud igas omavalitsuses, et tuua esile maakonna ühtekuuluvustunnet, tähtsustada olulisi väärtusi. Tõstame ka edaspidi esile sinimustvalge lipu ilu ja heiskame riigilippu aastaringselt kõikidel lipupäevadel, väärtustamaks nende päevade tähendust. Peame meeles ja järgime 140 aastat tagasi Eesti üliõpilasseltsi eelkäija Vironia osakonna loomisel tekkinud värvi kombinatsiooni sinimustvalge tähendus. Sinine, usk ja lootus Eesti rahva tulevikku, must, kodumaa mullapinda, Eesti rahva rasket ja sünget minevikku, valge, Eesti rahva püüdeid hariduse ja vaimuvalguse poole, lootust ilusamasse tulevikku. 1884. aastal Otepää kirikus pühitsetud trikoloor on kindlalt ja kustumatult Eesti rahva hinges ja südames olnud läbi kõikide keeruliste ajajärkude. Hoidkem sinimustvalge lipu au kõrgel ka tänapäeval. Ida-Virumaa omavalitsuste liit. Paluks vallavanemal vastu võtta.